No tere, teeme siis täna Sauel asuvast korterist väikse videotuuri. Et tegu on siis kolmetoalise korteriga, millel on ruutmeetrid 62,9 ruutmeetrit. Olen siis koridoris, kus on meil niisugune esikupink ning ka esikukapp. Ning siin on ka lisaks uus elektrikilp. Ütlen ette ära, et korter on värskelt renoveeritud ja antud kujul siin keegi elanud ei ole. Samuti on ka uus kogu korteri soe mööbel, välja arvatud see diivan, mis peaks olema minu meelest natuke kasutatud. Aga see selleks. Vaatame siis ringi ja näitame siin, mis siin on ja mida pole. Et hetkel olen siin elutoas, kust pääseb väga avarasse ja mahukasse avatud kööki. Köök on siis IKEA poolt ja ka täiesti uus, et seda varem kasutatud pole. Ja vaatamegi natuke kööki siis. Siin on meil siis külmkapp, sügav külm, kraanikauss, nõudepesumasin, ahi, pliit ning õhupuhasti. Ja nagu näha on siis siin seda töö tasapinda on ka päris palju. Siin siis söögilaud, äkki tugitool, diivaninurk ja siia võiks tulla siis idee poolest televiisor. Elutoast pääseb siis ka rõdule, mis on päris suur. Et siin on mingi kula veel jäetud, aga ideest saate, ma arvan, aru. Rõdu on klaasitud, neid klaasi on ka võimalik siis ühele poole kokku tõmmata. Ja nii siin lood on. Maja poolt on niimoodi, et siin on uuendatud või renoveeritud koridorid, uuendatud küttesüsteem. Küttesüsteem on siis meil keskküte. Ja siin on radiaatorite peal sellised näidikud, et saate radiaatorid ise vastavalt oma soovile reguleerida, mis kajastub ka siis küttearve peal. Vaatame ka siis magamistubadesse. Siin on meil esimene magamistuba koos voodi ja öökappidega. Et siin, kellel soovi on, siis saab ise ruumi või mööbli paigutust oma äranägemise järgi muuta. Parkimine on siis meil maja ees. Ja kohti on siin alati olnud ikkagi pigem piisavalt, et ei ole kunagi olnud olukorda, kus keegi pole saanud parkida. Korteri juurde tuleb ka siis veel keldriboks, mis asub keldris, nagu sõna ütleb. Ja siis on siin, on see siis lastetuba või kontoriruum, ehk igaüks teab ise paremini, milleks seda ruumi kasutada. Aga ruumi kuju on siis selline, et siin on kas siis kapinišš või saab siia panna kirjutuslaua või mis iganes. Vaatame ka vannituppa. Vannitoas on põrandaküte. Siit saab siis seda reguleerida. WC, dušinurk ning boiler. Soe vesi tuleb meil siis siin boilerist. Seal on koht pesumasini jaoks ning kraanikauss. Vot, korter on kohe vaba, ehk siis võtmed antakse üle reaalselt notaris ja sisse kolimiseks koheselt valmis. Nii et kui tunnete antud korteri vastu huvi, siis olge hea ja võtke minuga ühendust. Loodan, et oli kasulik vaatamine. Aitäh!